Kas te kuulete mind, jah? Väga hea. Räägin hästi kõvasti. Tere kõigile. Loodetavasti pole te liiga väsinud. Oleme jõudmas selle päevaga lõpule. Loodan, et järgmised 2 presentatsiooni minu ja kolleeg Toni poolt on põnevad, huvitavad teile. Töötan organisatsioonis Logout Sloveenias. Tegeleme peamiselt internetisõltuvusjuhtumitega, peamiselt mänguritega, nii et mängurid, mängijad, kes mängivad siis video- ja arvutimänge. Räägi meie igapäevasest kogemusest, ei räägi teadusuuringutest, teadusfaktidest. Mina räägin igapäevasest kogemusest, mida me kogeme, milliseid juhtumeid meil ette tulevad, mida me oleme tähele pannud ja nii edasi. Ehk siis seltskond ei ole nii suur, et me ei saaks ka diskussiooni pidada selle presentatsiooni käigus. Niisiis, palun, rääkige vabalt, küsige, kui on midagi vahepeal. Nii et me saame natukene asja arutada. Võib-olla küsimus hakatuseks, kas keegi teist tegeleb internetisõltuvuse juhtumitega oma tegevuses? Võib-olla võiksite käega märku anda. 1, 2, 3, 4 ja te olete siis meie omad. No nii, 3 juhtumit, okei. Meie Logout on ainus sellele spetsialiseerunud organisatsioon Sloveenias, kes selle valdkonnaga tegeleb. Ja meiegi oleme alles oma töö alguses, me oleme väga noor vabaühendus. See valdkond areneb. Abi muutub paremaks. See on see aeg, kus meie teeme alles esimesi samme selles problemaatikas. Hakatuseks näitan teile või annan teile väikse vihje. Videoga annan teile väikese vihje mänguri maailma. Näitan teile ühte treilerit. See on reklaam. Videomängu reklaam, aga te saate aru saama videomänguri maailmast, nii et ma panen selle lihtsalt käima. No nii, selline on mängurite maailm. See on Counter-Strike'i või siis vastulöögi mäng, kas te keegi teavad seda? See on kõige populaarsemaid mänge teismeliste poisside seas just. Nad kulutavad sellele tunde ja päevi seda videomängu mängides. Nagu te näete, on see mäng väga realistlik. Meil on erinevad videomängud olemas. Erinevad videomängud, arvutimängud, see on arvutimäng. Erinevad arvutimängud vajavad või annavad erineva seotuse, mis mänguril tekib. See oli väga-väga realistlik. See oli reklaam. Nii et mul on teinegi video mänguri elust 12-sekundiline reaalsus ja ma arvan, et selleks ei ole mingeid selgitusi vaja. Reaalsus. Vabandage. See on õhtul juba hiljem. Jah, selline on reaalsus, kui me räägime
sõltuvusest, mängusõltuvusest, siis taoline reaktsioon, väga intensiivne, emotsionaalselt väga intensiivne reaktsioon on üks sümptomitest. See video võeti YouTube'ist, kus on kõige rängemad, kõige hullemad reaktsioonid mänguritelt, see on siis 10. reaktsioon. Emotsionaalne, agressiivne, asjad lähevad enne hullemaks. Ma räägin sellest natukene ka hiljem, aga nagu te ette kujutada võite, meie esimene küsimus oma kasutajatele on väga asjakohane. Kes siin valitseb? Kes siin juhib asju? Sina? Või sinu masin, sinu arvuti, sinu mäng? Sisemine kontroll, õigupoolest selle sisemise kontrolli puudus, on selle agressiivse, väga emotsionaalse reaktsiooni kõrval. Veel üks sümptom, mis võib viidata meile seda, et tegemist on interneti sõltuvusega või liigse interneti kasutuvusega. Võib-olla paari sõnaga natukene meie organisatsioonist Logout. Meil on kontor Ljubljanas, 2 kontorit tegelikult, nagu ütlesin, me oleme väga noor vabaühendust, arendame alles oma võrgustikku ja siiani oleme loonud 2 kontorit. Üks Sloveenia suurimas linnas Ljubljanas ja teine Sloveenia rannikualas Isolas ja enamasti tegeleme individuaalse psühholoogilise nõustamisega. Meie ei tegele teraapiaga. Näeme, et mõningate juhtude puhul on teraapiat vaja. Ja nende juhtude puhul on meil väliseksperdid, keda me kasutame, välisterapeudid. Ja omamoodi nagu anname edasi oma kasutaja teraapiasse. Enamasti me tegeleme lahendusele suunatud nõustamisega, ehk me keskendume lahendusele, planeerimisele, mida sa tänasest päevast alates saad teha, tänasest järgmise nädalani. Meil on tavaliselt kokkusaamised kord nädalas, 1-tunnised kokkusaamised ja lisaks individuaalsele on meil ka grupitöö. Gruppide kohta ma näitan teile mõningad pildid. Seda võin teha ka praegu. Meil on ka grupinõustamine, samuti meie kasutajatele, kui ka nende jaoks, kellel on probleem ja nende perekonnaliikmete, nende vanemate jaoks. Kui me räägime teismelisest kasutajast, siis perekonnaga töötamine on eluliselt tähtis. 15-13 aastastel on vanematel veel piisavalt autoriteeti mingisuguste reeglite kehtestamisel, kuid hiljem 16, 17, 18 on vanematel väga raske mingisugusteid reegleid kehtestada, kui enne seda oli arvuti kasutus vaba. Mingeid reegleid ei olnud. Kahjuks vanemad otsivad abi natuke liiga hilja. Nad ei tegele preventiivse tööga. Nad ei kehtesta reegleid, kui nad näiteks ostavad telefoni või kui nad ostavad arvuti. Nad hakkavad kehtestama reegleid siis, kui nad märkavad probleeme. Nagu näiteks hinnete langemine, koolist välja langemine, sõpradest loobumine, sõpradega läbikäimisest loobumine, siis hakkavad nad reegleid kehtestama. Aga siis on natuke hilja. On väga oluline, et reeglid pannakse paika esimene kord, kui seadmeid puudutatakse. Nendest reeglitest räägime hiljem ka. Siin on näide vanemate grupist. Enamik meie kasutajatest on teismelised, nagu ma ütlesin, enamasti poisid, 16 kuni, selline möödunud aasta statistika meil, 16 kuni 35, aga sel aastal me märkasime, et vanus on langema hakanud. Meie kõige noorem kasutaja
kes on kelle puhul on välja arenenud juba liigne mängimine, on 11-aastane, 11. Meie kõige vanem kasutaja on umbes 60. Nii et mängimine ei ole midagi, mis oleks ainult teismelistele. On palju täiskasvanuid meesi, kes mängivad öösel videomänge, nad kaotavad töökoha, jäävad koju haiguslehele ja nii edasi, nii edasi. Nii et see ei ole ainult teismeliste probleem. Mõningate jaoks mõnede jaoks on mängimine pikk tee oma lapsepõlvest läbi nooruki ja täiskasvanuks, nad pole iialgi mängimist lõpetanudki. Hea küll. Nagu ma ütlesin, meie põhilised kasutajad on noored mehed, poisid, 16–25 võiks öelda. Naised, meie kogemuse järgi. Naisi on vähem meie kogemuse järgi. Mis puudutab nüüd interneti sisu või liigse interneti kasutamise sisu, nagu ütlesin, tegeleme peamiselt arvutimängudega, need on peamiselt meie kasutajad või meie kliendid. Sel aastal me märkasime ka, et ikka rohkem ja rohkem kasutada liiga palju mobiiltelefoni, mitte nii palju arvutit ja videomänge, vaid mobiiltelefoni. Ja mobiiltelefoni puhul kasutatakse teistsugust sisu. Natukene YouTube'i, natukene mingisuguseid lihtsaid mänge telefonis, sotsiaalvõrgustikud, natuke animet. Anime on väga populaarne meie kasutajate vahel või seas. Anime, kas see on teile, anime ja mangad, kas need on teile tuttavad? Jah, okei. Animed, need on Jaapani multifilmid, aga täiskasvanute multikad, väga palju agressiivset sisu, väga palju seksuaalset, erootilist sisu ja need on hästi populaarsed ka naiste seas. Mangad on karikatuurid või koomiksite tüüpi asjad, ka Jaapani päritolu ja tihti lood on samuti väga agressiivsed, samasuguse sisuga kui animega. Ehk siis erinev sisu, aga me nimetame seda üldiseks internetisõltuvuseks. Kui tegelikult on natukene seda, natuke teist, natukene YouTube'i, natukene seeriaid, Game of Thrones või troonide mängu, Facebook või muud sotsiaalvõrgustikud ja 12 tundi kaob nagu lennates. Võib-olla mõned teist. Mina olen kogenud, kuidas aeg läheb väga kiiresti. Nii et me oleme märganud kõrgemat üldist sõltuvuste taset. Meil on vaid mõned juhtumid, mitte väga palju, aga mõned juhtumid pornograafiaga, enamasti eakamate kasutajate puhul ja online hasartmängud. Samuti natuke vanemate kasutajate puhul. Nonii, mida me veel logoutis teeme? Viime oma poisid tüdrukud suvelaagrisse, need on suvelaagrid, kus ei ole wifi't ega telefone, te kujutate ette seda stressi hulka, enne kui me läheme. Mõned neist on väga suures ärevuses, nad on väga närvis, kuidas nad suudavad vastu pidada terve nädala ilma telefonita, see on väga traumaatiline neile. Aga kui nad lähevad, ja siis, kui nad lähevad ja kogevad kena, aktiivset suhtlemist, nad kogevad seda, et neil võib olla lõbus ilma telefonita või arvutita. Lõpuks on nad väga rahul tavaliselt. Me ei suuda neid koju saata, nad tahavad jääda, sinna jääda. Ja tõlge vabandab, kõnelejalt ei ole kuulda. Me motiveerime neid. Enamik neist,
kes laagritesse tulevad, on regulaarsed või tavakasutajad, kes kaasatakse meie programmi paar kuud või isegi juba paar aastat. Näiteks kõige pikem aeg on meil keegi, kes on 3 aastat meie programmis olnud, keskmiselt muidugi 1 aasta, mis nad meie programmi teevad, aga nad jäävad sinna pikemaks. Need, kes meie programmi tulevad või kes liituvad, meie esimene eesmärk, kui me alustame nendega, sest väga paljud teismelisi tuuakse vägisi vanemate poolt, nad ei ole motiveeritud, nad ütlevad, minu vanemad on lollakad, ta on vanamoodsed, ta ei tea, mida noored tänasel päeval teevad, ehk nende motivatsioon on madal. Aga kuidagi moodi, võib-olla meie teadmised mängude kohta, interneti asjade kohta, mis nad teevad, me kuulame nad ära. Ja sellega suudame luua teatud usalduse. Ma arvan, et enne kui nad tulevad meie organisatsiooni, ootavad nad, ma ei tea, kedagi, kes on valges kitlis, kes ei tea, mis internet on, mis mängud on, ja nad on võib-olla natuke positiivselt üllatunud. Nii et meie esimene samm on tavaliselt rääkida mängust. Räägime mängust, nende karakteritest, nad näitavad oma YouTube'i filme, mida nad teevad. Läbi selle vestluse loome me usalduse. Need inimesed on motiveeritud ka osalema gruppides või meie muudes tegevustes. Üks on ka see, et me külastame tehnoloogiafirmasid, ma arvan, et see on hästi tähtis. Miks? Väga paljudel neist on väga ebareaalsed ideed, väga ebareaalsed karjääri eesmärgid. Enamik noori poisid, noored poisid, kes tulevad meil ukses sisse, tahavad olla elukutselised mängurid. Nad tahavad elukutselisteks mänguriteks saada, kes saavad sellest väga palju raha. Ja need eesmärgid ei ole reaalsed. Teine ebareaalne eesmärk, mida me oleme märganud, on IT-eksperdiks olemine. Nemad arvavad, et kui ma mängu mängin, kui ma olen mängija, siis okei. Ma võin minna IT-kõrgkooli või arvuti osakonda, teadusi õppida, minust saab IT-ekspert. Tavaliselt on nad väga pettunud. Esimene programmeerimise tund on see, kus nad märkavad, et issand, see on midagi täiesti teistsugust kui videomängu mängimine. Ehk meil on väga palju väljalangejaid, arvutiteaduse õppimises väga palju väljakukkujaid kutsekoolist. Me viime nad tehnoloogiaettevõtetesse, et näidata, mida teevad arvutieksperdid, mida teevad programmeerijad, mida teevad visuaalsed eksperdid. Nii et nad näevad, saavad aru saama sellest, et nad ei saa olla mitte ainult võtjad, nad ei saa olla ainult tarbijad. Nad näevad, et nad ei saa olla ainult tarbijad, nad võivad olla tootjad. Nad võivad toota asju. Ja selline on meie eesmärk. Me ei ole interneti vastu. Me ei arva, et mängud on halvad. Meie arvame, et meie eesmärgiks on viia nad sellele tasemele, kus nende saavad loojad, mitte ainult kasutajad. Ehk me arendame, anname neile võimu õppida programmeerimist, visuaalsete asjade õppimist. Ja selle raames külastame ka erinevaid tehnoloogiafirmasid. Siin on üks näide, võib-olla veel üks asi siin. Mainisin enne raha. Mainisin eesmärki saada elukutseliseks mängijaks. Me peame aru saama sellest, et mängud on äri, see on tööstusharu, kus keerleb miljardeid dollareid või eurosid, näiteks Ameerikas.
on selle tööstuse käive aastas $3 miljardit. Erinevates Euroopa osades on mängude tootjad. Nad korraldavad turniire, mängimise turniire. Näitan teile videot sellest turniirist ja te näete, et see on samasugune turniir kui näiteks parimate jalgpallimeeskondade jaoks staadionil, kus on väga palju pealtvaatajaid, väga palju fänne, cheerleaderid. Mängijad on seal täiesti jumalad. Ja huvitav on siin see ka, et nendel turniiridel toimub ka hasartmäng. Kumb meeskond võidab ja noored, teismelised mängivad raha peale, peavad kihla. Ja see omamoodi suudab neid järgmise sõltuvuse juurde, hasartmängude juurde. See on asi, mille suhtes peab olema väga-väga ettevaatlik. Näiteks hind. Mis te arvate? Milline on võitva meeskonna auhind mängu puhul, mida me alguses näeme, Counter-Strike, FPS, first person shooter, ehk siis mina tegelane on tulistaja. Need on need, mida te näete oma käes ekraanil, need on teie käed, kus on siis püstol või mingisugune muu relv. Mis te arvate, milline on esimese koha auhind? 300 000 eurot. Okay. See on väga madal, väga madal summa, aga no hea küll, see ei ole hea küll, see ei ole väga hea turniir. Jah, $3 miljonit. $3 miljonit ja veel. Väga kõrged ja suured auhinnad. On mängurid, kes on elukutselised, kes sellest rahast elavadki. Ja võin öelda, et elavad väga hästi. Samuti YouTuberid. Te teate YouTubereid, kellel on oma kanalid. Neilgi on miljoneid abonente ja nemadki teenivad sellega väga palju raha. Ja see elustiil loomulikult meelitab meie teismelisi, et nad tahavad samuti saada elukutseliseks mänguriks. Ma jätan kooli pooleli, hinded pole olulised, ma võin päevad otsa mängida mänge ja teenida miljoneid. Eks selline on see ebareaalne eesmärk. Ma näitan teile videot. Te näete promod siin. Seegi on turniiri reklaam. 5 years ago, a tradition began that has changed the face of competitive gaming. The International, a tournament summoning the finest Dota teams from across the globe. Since its creation, much has changed. The crowds have grown, from modest gatherings to a roaring sea of fans. The tools have expanded, from a humble selection of heroes to over 100 potential gladiators. And with the help of the Dota community, each year the stakes have risen. Again and again, becoming the largest prize pool in esports history. Once more, the time has come. From across the world, they have gathered. They have prepared. They are the best of the best. Some are veterans, warriors and victors of tournaments past, and others ambitious newcomers, ready to prove themselves against revered champions. The eyes of the world now turn to Key Arena, eager to witness history firsthand, hungry to watch the war unfold. Who will emerge victorious? The battle begins.
Yeah, this is a spectacle, did you see? See on see etendus. And there is a lot of conversation going on that räägitakse väga palju sellest, et mängimine on sport, e-sport ütlevad nad selle kohta ja need mängijad kasutavad dopingut, nagu teisedki sportlased. Nad kasutavad narkootikume, aineid selleks, et keskenduda paremini, selleks, et nad magama ei jääks, nii et nad suudavad ärkvel olla ja teravad olla kauem. See on väga suur tööstus. See on see, mida ma teile näidata tahtsin. See on tööstus. Tööstus, mis kus on oma ained, kus on taolised reklaamid, nagu te just nägite, videomängide tootjad kasutavad psühholoogia, sotsioloogia ja taoliste ainete parimaid spetsialiste selleks, et töötada välja mäng, mis haarab. Loomulikult on tööstuse eesmärk saada endale nii palju mängijaid kui võimalik. Mõnikord ütleme, et see on virtuaalne maailm, aga see on väga reaalne meie teismeliste jaoks, äärmiselt reaalne maailm. Nad tunnevad seda, nad tunnetavad seda. Siin on mõned vanemad väljendanud mured, nagu näiteks esimene, kes ütleb ema, kellel on 19-aastane poeg, kes arvutimänge. Ta on koolis väga edukas koolis. Lõpetab kiituskirjaga, aga viimased 2 aastat põgeneb ta paralleelsesse reaalsusesse. Ta kulutab 10–12 tundi päevas arvuti taga. Ja kui ta ei mängi, on ta väga närviline. Siin ema väljendab ühte sümptomit, kirjeldab sümptomit, mida me juba mainisime. Närvilisus, emotsionaalne kõikumine, kui te olete online'is või offline'is. Äärmiselt emotsionaalne, emotsioonide suur kõikumine. Räägin teile loo ühest minu kasutajast. Ta on umbes 21-aastane, ta mängib samasuguseid videomänge, mida me siin turniiril nägime, ja ka tuli programmi, otsustas ta, et ta jätab need kõrvale, ma pean pausi, ma ei mängi videomängusid 1 nädal. Interneti või mängu sõltuvus on sarnane söömishäirega. See on erinev näiteks narkootikumidest, sest narkootikumide puhul me võime nad täiesti välja jätta. Me saame narkootikumid kõrvale jätta oma igapäevasest elust. Kui arvuteid me igapäevasest elust välja jätta ei saa, meil on interneti vaja, meile töö, õppimise ja kõige jaoks. See poiss ütlesin, et ta teeb paastu 1 nädalaks. Ma küsisin, kas sa oled kindel, kas see on reaalne eesmärk. Proovime 3 päeva hakatuseks. Ma teen see nädala, pean vastu. Järgmine kord, kui ta sessioonile tuli, küsisin, kuidas sul läks. Ta ütles, esimene päev oli okei, teine päev ärkasin öösel üles ja hakkasin nutma. Ma ei teadnud, miks. Ma lihtsalt nutsin. Tundide viisi, ma ei suunnud magada, ma ainult nutsin. Emotsioonid tulevad välja, kui sisu või need uued asjad peale tulevad asjad ära võetakse. Asi, mis me tavaliselt vanematelt kuuleme, on see, et nii kaua, kuni tal koolis läheb hästi, võid ta teha, mis tahab oma vabal ajal. See on natukene kahtlane, sest meil on päris palju kasutajaid, kellel koolis läheb hästi, neil on head hinded, nad käivad koolis, aga kui nad koolist tulevad, siis viskavad nad koti nurka ja ülejäänud päeva mängivad nad videomänge. Ja seda kogu nädalavahetus. See on muret tekitav, see ei ole okei. Aga koolis tal läheb hästi, ütlevad vanemad. Ja me peame olema ettevaatlikud ka nendega, kellel koolis läheb hästi. Aga me peame vaatama, mida nad ülejäänud päeva teevad. Meie eesmärk, logouti eesmärk, meie programmi eesmärk. Lisaks sellele, et me oleme
loome interneti funktsionaalsed kasutajad, on see, et inimesel oleks tasakaalus elu. Tasakaalus elu tähendab seda, et okei, sa võid mängida tund aega või mingisuguse aja videomänge ja võid teha, miks mitte. Aga sinu päevas on ka kool, õppimine, näost näkku suhted, hobid, sport või mingisugune loovad tegevused. Selline on tasakaalustatud päev. Ka see on meie eesmärk. Luua tasakaalustatud päev. Teine näide. 11-aastane poeg on muutunud täiesti talumatuks. Siin oli üksik ema, kes kirjutab, ta ei taha oma koduseid töid teha, ta ei taha õppida, lahvatab. Kui sa tahad tema arvuti aega piirata, arvuti mängude aega piiratab, siis ta plahvatab, teda ei huvita mingisugune muu tegevus. See on teine näide, teine sümptom. Huvi puudumine, motivatsiooni puudumine kõige muu suhtes kui mängud või interneti tegevus, ükskõik mis see siis on. Huvi puudus kõige muu vastu. Me nägime esimeses videos seda reaktsiooni, kus ta lõhkus arvuti ära. Võib jagada teiega mõningaid näiteid, mis on täiesti kriitilised. Tavaliselt tulevad need ette peredes, kus on erinevaid probleeme. Alkoholism, väga palju kaklusi, tülisid, mingil moel problemaatilised pered. Siin oli tegemist 14-aastase poisiga, kes elas oma ema ja isaga. Peres oli alkoholismi probleem. Isa tarbis palju alkoholi, ema isa riidlesid väga palju. See 14-aastane poiss poolteist põgenes lihtsalt oma tuppa, mängis videomänge. Need rahustasid ta maha, ta ei kuulnud seda, kuidas vanemad riidlesid ja tülitsesid. Vanemad, teil oli üksteisega tegemist, nad ei märganud, et nende poeg lihtsalt tripib oma toas. Ja alles siis, kui poiss hakkas koolist kõrvale jääma ja tõi koju kolmesid, ei märganud ema, et midagi on valesti. Ja kui ta märkas, et hinded on langenud, tuli ta sinna tuppa ja võttis ta poisi arvuti ära. Poisi reaktsioon oli väga tõsine. Ta oli 14-aastane väike poiss, isegi mitte täiskasvanu, isegi veel täiesti täiskasvanu. Ja ta hüppas emale kallale ja hakkas teda kägistama. Väga intensiivne reaktsioon. Ema kartis nii kohutavalt, et sellest päevast alates ei võtnud nad iialgi enam arvutit ära, ta kartis oma enda poega. Tol ajal helistasid nad politseile, poiss pandi lastepsühhiaatria haiglasse paariks nädalaks. Töötasime emaga, sest poiss ei tahtnud programmiga liituda. Ja probleem oli selles, et ta kartis seda reaktsiooni. Ta ei olnud kehtestanud mingeid reegleid ja see ei ole okei. Okay, what do you think? What is a typical gamer like? Mida te arvate, milline on tüüpiline mängur? Mida te ütleksite selle kohta? Millised on tema isikuomadused? Kuidas te iseloomustaksite teda? Vaikne tavaliselt? Armastab Coca-Colat või Red Bulli. Mingid energiajooki nad ikka tarbivad, et ärkvel olla ja pikemalt ärkvel olla. Seega armastab Coca-Colat, kas on veel midagi pakkuda? Nad on tavaliselt introverdid. Me
oma kasutajate seas viime läbi üsna põhjalikku psühhodiagnostikat. Suurem osa meie töötajatest on psühholoogid, me teeme nende intelligentsuse testi, isikuomaduste testi ja oleme täheldanud, et enamus teismelistest poistest, kes kulutavad liiga palju aega mängudele, kellel on sõltuvus, on äärmiselt intelligentsed, nende IQ on väga kõrge. IQ on suurem kui 130, seega väga kõrge tase. Me täheldasime samas, et nad on äärmiselt introvertsed, võib-olla natukene ärevad sotsiaalses mõttes, neile ei meeldi teistega näost näkku suhelda, sest kui nad mängivad teiste mängudega internetis, siis on nende jaoks parim lahendus, sest nad teevad seda oma toast. Ja see on kõige parem sotsiaalse suhtlemise viis nende jaoks. Me samuti täheldasime, et nad on emotsionaalselt ebastabiilsed. Seega selline ebastabiilsus oli üks iseloomuliku omadusi. Ja väga oluline ka see, et nende enesehinnang oli väga madal. Kui ma näiteks võrdlen neid inimestega, kes kulutavad liiga palju aega sotsiaalvõrgustikes, Facebookis ja nii edasi, siis need kasutajad on rohkem ekstroverdid, mitte niivõrd introvertsed. Ja IQ tase ei ole väga erinev, kuid ka nende puhul on see enesehinnang väga madal. Ja enamik mängija aitavad mängijal oma enesehinnangut tõsta. Kui ma tooksin teile näite. Enamik mängija on programmeeritud niiviisi, et alguses edeneb mäng väga kiiresti. Tavaliselt seal on mingisugused punktisüsteem või tasemed, näiteks bronksi tasemelt plaatinum tasemele. Bronksist kulla tasemeni jõudmine toimub üsna kiiresti. Sellele ei kuulu mängijal eriti palju jõupingutusi või aega. Aga kuidas see mõjutab mängurit? Ta tunneb ennast paremini, tema enesehinnang paraneb. Aga kui ta tahab nüüd kõrgemale tasemele tõusta ja säilitada ka kõrge enesehinnang, nõuab mäng üha rohkem aega temalt. Üha rohkem aega. Ja seetõttu nad loobuvad oma hobidest, õppimisest, suhtlusest teistega ja pühendavad oma aja mängudele. Mul on siin ka mõned andmed, mis šokeerisid mind. Steam platvormi andmed. Ma panen selle kirja. See on üks paljudest platvormidest, kus müüakse video- ja arvutimängusid. Steam, väga populaarne. Sealt võib osta nii video kui arvutimängusid, paljud mängud on ka tasuta. Kui paljud teismelised kasutavad oma taskuraha, ütlema oma mängutegelaste jaoks erinevate relvade või vahendite ostmiseks. Ja siin on Steam'i statistika. Täna hommikul, kui me istusime siin ja kuulasime seminari ettekandeid, 12 244 563 mängurit mängisid samaaegselt erinevaid videomängusid. 12 miljonit. Ja siin on loetletud mõned väga populaarsed videomängud. Dota 2, mida mängiti ka turniiril, mis on äärmiselt populaarne, mille kasutajaid oli samaaegselt ligi miljon. Minu jaoks šokeeriv oli veel see,
This is a bit old data, not from a few months old. Need andmed, mis on paar kuud vanad. With all gamers together. Ja siin on kõik mängurid loetletud kokku, kas kasutavad Steam'i ja viimase 30 päeva jooksul ühe mängu Dota puhul. Ja te näete 400 miljonit tundi mänguaega. 400 miljonit tundi mänguaega. Ainult Dotale pühendatud mänguaega. Ja siin on ka teine mäng, millele on pühendatud miljardeid tunde. Ja ärge unustage, need mängurid on noored, poisid, väga intelligentsed ja kui palju aega nad pühendavad mängudele. Ma olin šokeeritud, kui ma nägin neid statistilisi andmeid. Ja küsimus tekib, miks see nendele nii meeldib? Mis neile niivõrd meeldib, et nad on valmis kulutama miljoneid tunde selle sisule? Kas on teil mingeid ettepanekuid, arvamusi? Loomulikult. See on lihtsalt kättesaadav, internet on kõikjal, väga odav. Interneti kasutamine ei ole väga kulukas. Sloveenias me maksame kuus 25 €, isegi vähem. Internetiühenduse eest. Mängudes nad saavad olla anonüümsed. Internet tagab meile anonüümsuse. Seega selliseid sotsiaalseid takistusi, tõrkeid on vähem, kui te arvate, et te olete anonüümne. See on seotud ka küberkiusamisega. Ja Tony ilmselt räägib pikemalt interneti kuritegevusest. Ja seos on siin samuti see anonüümsuse aspekt. Te võite olla internetis kes iganes. Samuti on see välja toodud lastevanemate seisukohta. See on natukene ohtlik minu arvates. Vanemate suhtumine on parem, kui mu poiss istub oma toas, ma tean, kus ta on, ma tean, millega ta tegeleb. Ja see on parem, kui ta on kuskil väljas tänaval, joomas, narkotsi panemas või jumal teab mida. Ja selline suhtumine on veidi probleemne. Mis te arvate, miks? Internet ei ole nii väga ohutu. Ka Tony räägib sellest. Internet ei ole nii väga ohutu. Ma näitan teile ka sellist vägivaldse sisuga osa videomängudest. Mainimata muud liiki vägivaldset sisu. Enamus tiinerid teavad, mis asi on see tume net. Ja kui vanematel küsides, vanemad ei tea seda. See internet, see Google, mida meie kasutame, on ainult selle jäämäe tipp. Ülejäänud osa internetist on peidetud, pime net. Ja seal leidub sisu, mis on kaitstud kasutajanime ja paroolidega. Ja üks osa sellest on nõnda dark web. See on nagu põrandaalune kuritegelik osa internetist. Ma hiljuti olin külas 4. klassi õpilastele, 10-aastased. Meil oli töötuba, interneti kasutamise, ennetuse teemal ja 10-aastane poiss tõstab käe ja küsib, ja kuidas ma sellesse pimenette saan, Tori. Tor on see ühendus, mis viib teid sellesse pimenetti ja see ei ole jälgitav.
Seda on väga raske jälgida. Tony võib sellest pikemalt rääkida. Et 10-aastased teavad selle kohta, see Darkneti, Deepwebi kohta, Tori kohta. Üks näide ka meie kasutajast, kes tellib kokaiini sealt kaudu. Ja see saadetakse talle postiga ümbrikus. This dark web is the mostly there are ja seda netiosa kasutatakse enamasti narkootikumide müügi eesmärgil ja laste seksuaalse kuritarvitamise videote levitamiseks. No ma ei tea, kas see nii lihtne on või on see kuulujutt, et sealt kaudu võib ka mõrva tellida, osta relvi, elundeid, kõik sellest Darknetist. Ja meie lapsed on sellest teadlikud ja sooritavad oma otsinguid seal. Aga vanemad ei ole sellest teadlikud. Leiavad, ta istub oma toas, ta on turvaline, mitte miski ei saa temaga halba juhtuda. Ja ma arvan, et selline suhtumine on probleemne ja lapsevanemad peaksid olema teadlikud nendest asjadest ja peaksid oma autoriteeti maksma panema. Probleem on ka selles, et lastevanemad ei oska hästi arvutit kasutada. Nende laste arvuti kasutamise oskused on paremad kui neil. Ja seetõttu nad teatavad kõik selle arvutiasjanduse, interneti ja võrguühenduse oma teismeliste laste otsustada ja sellega nad loovutavad osa oma autoriteedist lapsevanemana ja sellises olukorras on väga raske kehtestada reegleid või panna maha piirid. Me tavaliselt ütleme lastevanematele, isegi kui teil puuduvad arvuti kasutamise oskused, te olete ikka lapsevanemad. Ei ole oluline, kas te teate, kuidas internet toimib või kõik muud. Teie olete lapsevanemad ja teie kehtestate reeglid ja reeglid on äärmiselt olulised. Mida veel? Otsekohe tekib selline heaolu tunne ja väljakutsed, prognoositavus, sotsialiseerumine, enesekuvandi loomine. Internet suudab rahuldada praktiliselt iga vajaduse. Enamuse meie vajadustest on võimalik rahuldada interneti abil oma toast lahkumata. Seega internet on kergesti juurdepääsetav ja loomulikult on see tõmbefaktor samuti oluline. Ma rääkisin vägivallast. Palju meil aega on jäänud? Lapsevanemad ei ole teadlikud sageli, millist interneti sisu nende lapsed kasutavad. Väga paljud videomängud on väga vägivaldsed. Kui me võtame sellise keskmise taseme videomängu, mida ma teile näitan, siis te saate ise otsustada. Enamus nendest videomängudest on 18+ märgiga. PEGI, Pan-European Game Information, üle-euroopaline mängu infosüsteem. Kõikidel arvutimängudel on see PEGI märgistus ja see märgistus näitab, millises vanuses lastele see mäng sobib. Ja kui me seda vaatame, 18+, väga realistlik vägivald, piinamine, mis võib esile kutsuda füüsilise reaktsiooni ja on sobilik kasutajatele, kes on vanemad kui 18 aastat. Ma leian, et see on siiski veel liiga madal. Nad ei ole veel täiskasvanuks saanud. 12-aastastele, nagu näete, võimalikud graafiline, vägivaldne sisu, näiteks paljud kehad,
ebasobiv keelekasutus pehmemal viisil, kuid see sobib vanematel kui 12 aastat. Minu arvates on siiski veel väga madalale seatud see vanuselatt. Kõikidel mängudel on ka selline märgis, mis viitab selle mängu sisu, kas seal on ebasobiv keelekasutus, kas selles on seksuaalstseene või näidatakse narkootikumide kasutamist. Seega kõikide nende seaduslike mängude puhul võib guugeldada PEGI ja seal läbi otsingu märkida selle mängu nimi ja siis otsingu tulemusena saate teada, millises vanuses kasutajatele see mäng on sobilik. Kuid tegelikkuses me oleme näinud, et neid 18+ märgistusega mänge tegelikult mängivad 14-aastased või nooremadki. Nagu ma ütlesin, ka paljud isad mängivad videomängusid ja lasevad lastel jälgida seda pealt. Üks mängudest on GTA mäng, mis on väga populaarne. Ma mängin teile ette ühe klipi sellest ja jään ootama teie kommentaare. That's me, Toad. Hey, babe. Hey, sugar. What's up? Man, you a genetic experiment gone wrong, dog. I'ma pray for you, baby. And people say I'm a disgrace to society? Lame ass bitch. You happy? Selle mängu eesmärk on varastada auto ja tappa kõik, mis teele ette jääb. It's still hard, huh? What? Burn it on the ground! I've got eyes on the target. Units reporting no one quarter in northern No Claro. Get the fuck out of here! Kommentaarid. Tore. Nagu te nägite, see on väga realistlikult kujutatud. Seal oli rase naine, kes läbi peksti, vanur, lapsed. Kommentaari pole. Ma arvasingi. See oli siis 18+ vanusele videomäng. Ma tunnen paljusid 14- ja 12-aastaseid, kes mängivad seda mängu. Ma näitan teile veel ühe sellise agressiivse mängu Mortal Kombat, mis võib-olla visuaalselt ei ole nii realistlik. Seal esinevad erinevad olendid, kes siiski omavahel võitlevad ja mängu eesmärk on vastane tappa kõige võimalikumal vägivaldsemal viisil. See on mängu eesmärk. We serve Empress Melina. I am Emperor now. Then earn our fealty. Ermac wins. Flawless victory. Fatality. You. Come to Papa. Let's sever these family ties.
Fatality. Now, the $1 million question. Ja nüüd see $1 million küsimus. The $1 million question. Does this kind of video games hire Kas aggressive taolised behavior? videomängud suurendavad mängijate agressiivset käitumist? Mis te arvate? Kes ütles jah? Most are saying yes. Enamik vastab jaatavalt. I can say for example, some Näiteks researchers are mõned showing different aspects. teadlased keskenduvad erinevatele aspektidele. Mõned on väitnud, et Influence on higher aggressive behavior. see mõjutab mängijate käitumist, nad muutuvad agressiivsemaks. On teadlasi, kes väidavad, et taolised mängud on nagu ventiil. For the gamers. For example, Mängija jaoks. Paljud meie teenuste kasutajad, kes mängivad taolisi videomängusid, on öelnud, et see rahustab neid pärast seda mängu mängimist. Nad lõdvestab neid. Mis te arvate? Võib-olla. Päris kindlasti. Me on muutunud sallivamaks agressiivsuse vastu, kuid me oleme kogenud seda erinevatel tasemetel. Kui ma vaatan õhtuseid uudiseid, siis seal on väga palju mind häirivaid kujundeid. Kui ma vaatan Facebookis või teistes sotsiaalvõrgustikes, satun ikka sellise agressiivsuse peale ja tundub, et me oleme muutunud sallivamaks selles suhtes, kuid on küsitav, kas see meid lõdvestab, rahustab või võimendab meie agressiivset käitumist. Ameerikast on toodud näiteid selle kohta, kui pandi toime mõrv ja salvestati see videole. Ühesõnaga, nad sooritasid mõrva, nagu oli selles videomängus, nagu kopeerisid selle pildi. See oli eelmisel nädalal uudistes. Üks kolleeg, kes oli ajakirjanik ja tegi live intervjuu televisioonis ja tema endine kolleeg, kes töötas televisioonis, pildistas telefoniga, nii nagu me alguses nägime selle esimese tulistaja puhul, ja tulistas surnuks oma kolleegi televisioonis. Räägiti, et ta mängis videomängusid ja nii edasi. Päris kindlasti ta sellega tegeles, kuid ma arvan, et sellise käitumise puhul on ilmselt mingid muud psühhiaatrilised või käitumuslikud häired, kuid videomängud võivad olla selleks käivitavaks teguriks päris kindlasti. Ja arvestades seda sisu, on oluline, et lapsevanemad oleksid teadlikud sellest, millega tegelevad nende lapsed, teismelised internetist. On oluline teada, millised videomängusid nad mängivad. Me mõnikord ütleme oma lastevanematele, istuge oma poja ja tütre kõrvale, mängige koos. Siis te näete, millised mängusid ta mängib või millist interneti sisu ta vaatab. Paar sõna ka teistest riskantsetest online käitumisest. Kas te ole kuulnud sellest grooming, laste peibutamisest internetis? See on tänapäeval äärmiselt levinud. Toni räägib ka sellest. Ma tutvustaksin teile ühte juhtumit eelmisest aastast. 17-aastane tütarlaps kasutas OkCupid interneti jututuba. See on üks paljudest nendest jututubadest.
kus võib suhelda üle terve maailma teile tundmatute isikutega ja selles jututoas te võite olla anonüümne. Te võite endale luua ise profiili, kas oma tegeliku elu põhjal või mingi kujuteldava elu põhjal. Sel tütarlapsel läks koolis väga hästi, sai häid hindeid ja tal tekkis kontakt tütarlapsega Inglismaalt. Tema ealisega, 17-aastasega. See tütarlaps oli introvertne, tal ei olnud eriti palju sõpru, kuid ta rääkis väga palju, suhtles väga palju selle inglise tütarlapsega. Nende vahel tekkis väga selline intiimne suhe, nad jagasid oma vahel saladusi, oma raskusi koolis, raskusi vanematega suhtlemisel, oma seksuaalse sättumusega. Nad muutusid väga lähedasteks, nii lähedasteks nendes internetipõhiste suhtluste, vestluste kaudu, et meie tütarlaps armus sellesse teise tütarlapse. Ja see Inglise tütarlaps armus ka meie tütarlapsesse ja ütles, palun saada mulle oma foto, sa oled ilmselt väga seksikas, palun saada mulle pilt oma rindadest, ma saadan sulle vastu oma rinnapildi. Ja kuna neil on tekkinud selline tihe psühholoogiline side, mis oli tekkinud kuudepikkuse suhtluse tulemusele, siis see tütarlaps, kes mõistis küll, millised fotosid sobib teistega jagada, millised mitte, ta teadis seda mõistusega väga hästi, aga tal oli nii tugev tundeline side, et mõistus taandus ja ta saatis oma rinnapildi ilma küll näota, kuid rindadest. Ja see groomingu või see peibutamise puhul tüüpiline on see, et see nõndanimede inglise tütarlaps ei ole mitte tütarlaps, et üks vanemaealine meesterahvas ja ütles, kui sa mulle rohkem oma kehast intiimseid fotosid ei saada, siis ma saadan selle esimese foto kõikide sinu sõpradele ja panin kirja kõik tema sõprade nimed, mille ta oli leidnud Facebookist. See oli nende sõprade, kes olid tütarlapse sõbrad. Tütarlaps ehmus nii väga, et ta nõustus, saatis veel neid intiimseid fotosid ja selline väljapressimine ei lõppe iialgi. Nad kas nõuavad rohkem selliseid intiimseid fotosid või raha. Ja sellise emotsionaalse, psühholoogilise piiri mahapanemine selleks, et hiljem välja pressida midagi, viitabki nõnda peibutamisel grooming inglise keele. Näiteks, kassi, kui me teda niimoodi kammime ja puhastame, see on lemmikloomade puhul. Ja groom inglise keeles tähendabki niimoodi suhte loomist, meelitamist, kuid kurjategija mõtetes mõlgub aga see, et ta kasutab selle loodud suhte hiljem ära väljapressimise eesmärgil. Sexting on samuti üks riskantse käitumise näiteid. See tähendab erineva sisuga videode või tekstisõnumite või piltide saatmist, mis on erootilise või seksuaalse sisuga. Sext on nende nimi. No näiteks paljakehapilt, aktifoto. Ja väga sageli neid sekste vahetavad partnerid oma vahel, eriti teismelised armunud, see on nende esimene armumine, nad on sügavalt armunud ja nad tavaliselt vahetavad selliseid erootilisi fotosid oma vahel. Ja kui nad siis lahku lähevad, siis väga sageli endine poissõber või tüdruksõber saadab need fotod edasi oma sõpradele või jagab neid internetis.
ja paljud need fotod lähevad müügile siis nende selles pimenetis, mida ostavad siis need laste seksuaalse kuritarvitaja kasutajad. No viimased minutid ma viitaksin ka nüüd ka see internetisõltuvuse sümptomitele. Üks ülestunnistus meie kasutajalt, mis ta ütles, tegemist oli väga raske juhtumisega, ta oli 20-aastane ja ta ütles, ma isegi ei pesnud ennast enam, ma ei söönud eriti palju. Ja kui ma üldse sõin, siis ma sõin arvuti taga istudes. Midagi kiiresti, chipse või pudingut või pitsat. Ma kaotasin väga palju kaalust, mu nahk muutus kahvatuks, sest ta mängis neid mängusid öösel ja magas päeval. Ma ei ajanud habet, ma ei käinud duši all, lühidalt öeldes ei tegelenud millegi muuga kui videomängude mängimisega ja ütles, et ma nägin nii halb välja, et mu ema arvas, et ma olen heroiinisõltlane. Ta tegelikult nägigi välja nagu heroiinisõltlane. Ma mäletan, kui see poiss tuli meie büroosse, ta nägi väga halb välja. Ja ta ema saatis poisi ühte nendest organisatsioonidest, kus võetakse uriini proove, milliseid narkootikumide mu uruunis leidub ja neid ei leidunud. Ja siis aeglaselt hakkas ema aru saama, et selle põhjuseks on arvuti ja videomängud. Me mainisime juba mõningaid sümptomeid. Üks nendest sümptomitest on oma sisemise kontrolli kadumine. Kaob ära kontroll ajakasutuse üle või näiteks söömine arvuti juures. Eraldi võetuna võib-olla mitte, aga koos viitavad nad juba probleemsele sõltuvusele. Seega arvuti taga söömine või oma söömisharjumuste muutumine, väga paljud kasutajad loobuvad lõunast, harvad midagi kiiresti, mida näksid arvutiekraani taga. Meeleolu muutused, me juba mainisime neid. Tavaliselt siis, kui nad on juba internetis sees, nad tekib eufooria, siis on kõik korras. Kui nad väljuvad internetist, tuleb depressioon peale, tuleb igavus, tundub, et nad on kasutud. Nad võivad olla seda agressiivsed, impulsiivsed. Seega sellised meeleolu muutused on üks sümptomitest. Järsk reaktsioon sellele, kui tuleb järsku loobuda sellest arvuti kasutamisest. Te nägite alguses, milline reaktsioon oli sellel poisil, ta läks täitsa endast välja. See oli väga emotsionaalne reaktsioon, mis viitab sellele, et probleemiks on liigkasutus või sõltuvus. Suutmatus täita kokkuleppeid, tavaliselt nad ei täida mingeid kokkuleppeid, aga reegleid rikuvad reegli järel. Jätavad unarusse oma kooli ja töökohustused. Neil puudub huvi teiste tegevuste vastu. Meil on olnud mitu juhtumeid, kui inimene on olnud suurepärane sportlane, näiteks üks judokas, 10-aastane käis judotreeningus, aga kui ta alustas mängimisega, loobus ta sellest hobist, treeningutest. Unetus või unemustri muutumine, väga paljud kasutajad mängivad öösiti, et nad saaksid varjata seda. Üks lõbuslugu, üks meie kasutajatest 15-aastane vist, ta uuris kuidagi, millised on obsessiivse-kompulsiivse käitumise nähud. Otsis infot internetist. Ja ütles oma vanematele, et tal on see obsessiivse-kompulsiivse käitumise sündroom. Ja see on hädavajalik, et kogu öö jooksul tema telefon oleks tema kõrval ja ta saaks seda öö jooksul katsuda. Vastasel juhul tema stressitase tõuseb, tema ärevus kasvab, tekib paanika, hoog ja nii edasi. Nad on väga loovad selliste põhjuste väljamõtlemisel. Ja vanemad viisid ta laste psühhiaatri juurde,
seal ei tuvastatud seda OCD häiret ja mõisteti, et see oli tema katse saada mobiiltelefoni voodisse. Ebaõnnestunud katsed loobuda kasutamisest või hoiduda interneti kasutamisest. Nii mitmed on üritanud loobuda videomängudest või vähendada nendele kuuluvat aega, kuid neil ei õnnestunud. See ei ole muidugi tasakaalu puudumine elus. Me juba mainisin mõningaid isikuomadusi, mis on samuti riskifaktorid, introvertne isiksus, emotsionaalne labiilsus, sotsiaalne allasurutud, madal emotsionaalne intelligentsus. Võib-olla meie töös me oleme täheldanud ka seda, ADHD sümptomiga lapsed, kes on hüperaktiivsed, nagu neid varem nimetati, on samuti riskifaktoriga. Ja meil on olnud ka mitmed poissi, kellel on olnud Aspergeri sündroom. Ka see võib saada riskifaktoriks. Loomulikult olukord peres on samuti riskifaktori, sellisena ebastabiilne pere, halvasti toimetulek ja nii edasi. Nüüd selle kohta, mida me saame ette võtta, millised on soovitused selle paari minuti jooksul, mis mul on veel jäänud. Siin on mõningad üldised soovitused. Vanemad peavad alati olema eeskujuks. Kohe algusest peale. Vanematel peab olema tõesti sügavam arusaam sellest, et mitte kasutada interneti, telefoni või YouTube'i nagu lapsehoidjana. Ma tean, et see on mugav, sageli on kiire, lapsevanemal on 5 minutit puhkeaega, aga see on vale investeering. Me ei soovita kasutada sellised seadmed lapsehoidjana. Lapsed ja teismelised ei peaks ostma neid seadmeid oma taskurahaga, sest kui nad ostavad need seadmed oma raha eest, siis on lapsevanemal väga raske reeglid paika panna. Laps ütleb, see on minu arvuti, ma ostsin selle oma raha eest. Meil on olnud selliseid juhtumeid. Kui tekib vajadus uue seadme, arvuti või telefoni järele peres, siis on hea, kui selle aluseks on pere ühine otsus. Otsustatakse koos, et lapsevanemad ostavad selle seadme ja enne kui see seade hangitakse, on oluline paika panna siis selle kasutuspiirid ja reeglid. Lastetuba ei ole õige koht selliste seadmete jaoks. Arvutid peaksid olema ühiskasutatavates ruumides, kus lapsevanemal on võimalus jälgida, mida laps teeb. Arvuti taga söömine, see on halb komme, me oleme kõik sellest teadlikud. Ka sellise reegli võib perekonnas kehtestada, et me ei söö arvuti taga. Me ei kasuta mobiiltelefoni lõuna ajal, kui me lõunat sööme. See võib olla peres kehtestatud reegel. Lapsevanem peaks teadma, millised on lapse paroolid. Ja lapsevanem on see, kes laadib üles need programmid vähemalt kuni 14-aastase vanuseni. Siin on näide ühest nõndanimetatud e-kokkuleppest. Milline peaks olla kokkuleppe sisu? Millal ma võin seda seadet kasutada, kui kaua, kus, majas, mida, milliseid äppe, milliseid mängusid, milliseid ei tohi kasutada, millised on prioriteetsed, see on oluline osa sellest kokkuleppest. Mida ma pean
tegema enne, kui ma saan kasutada arvutit meelelahutuseks. Ja siis tunnustamine ja tagajärjed, et kui vanemad mingid tagajärjed paika panevad, siis need ka ellu viiakse. Kui lepitakse kokku, et kui sa seda ei tee, siis tulemus on selline, aga nad seda ellu ei vii. See on näide meie tööst. Laste jaoks siuke leping, kui laps kasutab arvutit joonistamiseks, kui kaua ta võib iga päev seda teha, see on mõeldud noorematele lastele alates 9. aastast ja siin on näiteks teismeliste jaoks. No näete, see on selline tõsine dokument must-valges kirjas. See on sloveenia keeles, see oli teile lihtsalt näidiseks. Paar asja, mida te võiksite kasutada. Näiteks Rescue Time. Ma tooksin teile kiiresti näite sellest rakendusest, mille on võimalik saada internetist ja see salvestab, kui kaua keegi oli internetist ja millist sisu ta kasutas. Te näete, siin on nädala lõikes 62 tundi nädalas, see on päeva kohta. Me näeme, et see oli eelmise päeva kohta alates keskööst, ta oli internetis kuni kella 6 hommikul, siis ilmselt jäi magama ja siis edasi kella 12 päeva lõpuni uuesti. Kokku 12,5 tundi. See on üsna kasulik rakendus. Me kasutame seda ka nõnda online käitumisanalüüsi jaoks. Ja vihje ja soovitus teile. Igas peres võiks olla üks päev nädalas nõnda e-dieedi päev. Üks päev nädalas. Kui kasutate telefone, arvuteid, internetti ja siis saab pere kasutada aega tulemuslikumalt arvutitest eemal. No, see on kõik, mis ma olin ette valmistanud, kui teil on küsimusi. Kui kellelgi on nüüd mõni küsimus, siis võib tõsta käe julgelt. Jah, kohe. Aitäh, väga hea esitlus oli ja väga hea programm, aga kes rahastab seda programmi? Okay, yeah, good question. I didn't Hea küsimus, ma ei maininud seda. Meie programm on kasutajatele tasuta, seda rahastab meie valitsus, Sotsiaalministeeriumi poolt ja Tervishoiuministeeriumi poolt. Seega kasutajate jaoks on see tasuta, see on oluline. Küsimusi? And before you said that Te mainisite, et arvuti sõltuvus on nagu söömishäire. Mina töötan lastega, kellel on söömishäired. Ja meie töös on oluline pereteraapia. Kas ka teie kasutate seda peredega? Jah, see on oluline tegeleda perekondadega. Me ei vii läbi nõnda pereteraapiat, aga kui see on võimalik, ja eriti nooremate laste, nooremate kui 18-aastaste puhul me teeme koostööd ka peredega. Ja see on oluline, sest vanemad on ju need, kes kehtestavad reeglid. Ja mul on veel üks küsimus. Kas teie kogemuse põhjal on olnud lapsi või noorukeid, kes on ise tulnud teie juurde ja öelnud, jah, mul on see probleem, palun aidake mind. Jah, nad on küll vähemuse, kuid neid on. Tavaliselt nad on vanemad kui 18 aastat.
kuid on olnud juhtumeid, kui nad on tulnud ise, kui nad on teadlikud oma probleemist, on seda endale tunnistanud ja no, nende tegevus on äärmiselt motiveeritud. Meil on selliseid juhtumeid, jah. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis... Okay, we are open for any kind of cooperation, of course, project cooperation. Here are our contacts. We will be happy to me oleme valmis koostööks, me muidugi teeme koostööd projekti raames, siin on meie kontaktandmed ja me oleme nõus tegema koostööd kõikvõimalike partneritega. Suur tänu tähelepanu eest!